Hei, kuidas sinul elus muutustega läheb? Mina olen endas märganud sellist, ma arvan, et see on mõnes mõttes naiivsus või selline mõnus entusiastlik optimism, et ma teen mingi otsuse, sean endale eesmärgi ja siis ma vaikselt niimoodi mõnusalt liuglen või minu temperamenti arvestades pigem torman nende poole. Aga siis ma avastan, et reaalsus on hoopis midagi sellist, et ma hakkan minema ja siis hakkab elu minuga juhtuma. Kas tuleb sulle ka see tuttav ette? Ja mis siin siis juhtub? Igasugused ootamatused juhtuvad. Et enda ajus on plaan hästi selge, üsna isegi romantiline, sest minu mõttemaailmas on ju kõik võimalik. Aga reaalsuses on mul vaja õppida hoidma distsipliini, fookust ja muidugi on alati lõpmatu arv asju, mis ei ole minu kontrolli all ja mis kõik mõjutavad minu teekonda. Olen ju ka pereinimene, teen teistega koostööd ja olgem ausad, ega ma ei kontrolli ka seda, mis täna liikluses toimub ja kas ma üldse õigeks ajaks kohale jõuan. Need kõik on muutused ja ka otsus üldse kusagile minna midagi teha on muutus. Ja muutuste ajal, eriti kui on selline teekond. Mõtle, kui palju siin on emotsioone ja kui palju siin on ootamatuseid ja nii lihtne on misata paber või pill nurka ja jätta asjad sinna paika, sellepärast et kas oli raske või oli ootamatu teekond. Mida ma endale tuletan sellistel puhkudel meelde on see, et tegelikult me suudame teha raskeid asju ja mõnes mõttes, et teekond on ootamatult keeruline vahepeal, siis see on lihtsalt osa sellest. It's part of it ja sellega tasub teha rahu. Aga nende muutuste ajal saab ennast ometi toetada ja näiteks Bachi õieteraapias on selle jaoks Kreeka pähklipuu ehk valnuti õietilgad, minu suured lemmikud ja kaaslased. Ja nad aitavad tõesti toetada sellist enda sisemist kompassi, fookust ja turvatunnet selliste muutuste ajal, mida ma arvan, me kõik väga-väga vajame, et me suudaks püsida oma rajal.